Aga nüüd ma annaksin sõna tõesti Aleksei Turovskile. Aitäh. Ja kas ma küsin ka mõne küsimuse ette või kohe tulistate ise? Kuidas tahate. Kuidas tahate, ma tunnen siin juba tükk aega ennast täiesti hubaselt, koduselt. Siin on hästi palju inimesi, hästi tuttavaid inimesi, kelle juures olek paneb mitte ennast tundma lausa loomaaias. Nii et kuidas mina te tahate? alustuseks võib-olla küsingi hästi laia küsimuse. Yeah. Et kuidas loomad tegelikult maitset tunnevad? Et meil on siin ka välja pandud, et sägal näiteks on 200 000 maitsepunga, samas kui kanal on 24. Kas see on seotud ka kuidagi sellise maitse naudinguga? Kas sellel, kellel on rohkem maitsmispungasid, naudivad toitu rohkem? Ja kas üldse loomade ja putukate puhul saab rääkida naudingust või tehakse lihtsalt seda kõhu täiteks sunni tagajärjel? Väga hea küsimus. See tähendab, kui öeldakse hea küsimus, see tähendab, et vastata ühemõtteliselt ja lühidalt. Absoluutselt mitte mingit võimalust ei ole. Tegelikult see küsimus iseenesest võttis praktiliselt kokku meie tänase jutu teema. Ehk see on vähe uuritud, see on tõepoolest häbiväärselt, võiks öelda, või peaks ütlema, vähe uuritud sensoorika ala. Haistmis, maitse, meel loomariigis. No, vähe uuritud võrreldes sellega, kui põhjalikult on uuritud, seal ka on loomulikult palju veel juurde, on vaja uurida väga palju, aga no näiteks nägemine, kuulmine, tasakaalutunne. Maitsemeel on vast kõige vähem uuritud. Haistmismeel natukene rohkem, aga tegelikult meil on ju tegemist ühe ja sama keemilise tundega. Kemoretseptorid, neid on absoluutselt seinad tohutu palju ja väga paljudel loomadel näiteks ühest ja samast liigist. Me leiame tohutu suur erinevuste spekter. No näiteks magusa tajumise osas. Kodumesilane, see on abismillifer, see on loomulikult väga pika domestikatsiooni ajalooga koduloom, aretatud loomulikult, aretatud õige mitmel erineval moel, viisil, meetodil ja erinevas suunas. Ja on olemas kodumesilaste vorme, kes tõesti tunnevad magusa, no näiteks saharoosi, fruktoosi, maltoosi, loomulikult glükoosi, maitsed praktiliselt samamoodi nagu inimene, vähemalt kontsentratsioonid on samad. Kuid on ka kodumesilasi, kes ei tunne, no loomulikult saharoosi, glükoosi ja fruktoosi maitsed tunnevad kõik, aga maltoosi maitsed, mitte midagi magusad maltoosis, näiteks mõned mesilased, ja see kõik kehtib ühe ainsa liigi kohta. No vaat ei tunne ja kogu lugu. On olemas vähemalt, aga see on minimaalne hinnang, 50 ja väga põhjaliku hüpoteesi selle kohta, kuidas töötab haistmismeel ja maitsemeel. No, loomulikult meil erinevad organid, selge see ja maitse, need väiksed näsakesed keele peal ja servad tunnevad rohkem, suurepäraselt tunnevad näiteks soolast ja hapud maitset, eks ole, keele juur mõrkjad, keele tipp magusad. Jah, see loomulikult on anatoomiliselt ja füsioloogiliselt omaette ala. Selge see, need on väga erinevad ja anatoomia on, ei saa öelda, et see on täpne teadus, aga see on täpis teadus. Üli täpselt uuritakse, kirjeldatakse, formuleeritakse ja defineeritakse asju anatoomias. Nii et anatoomiliselt haismisorganid ja maitseorganid, loomulikult me eristame neid. Juba füsioloogiliselt seda praktiliselt on võimatu teha. Peaaegu. Ja nende hüpoteeside juurde võib-olla, kui üldse, lähme kuskil selle meie vestluse lõpupoolel. Kui meil ei jää aega, ma palun ette vabandus, neid on tõepoolest üle 50. Võib-olla siiski see õudne hetk kuidagi tekkis mul praegu, kui ma räägin silmade ette, et aega enam ei ole, aga absoluutselt jäid mainimata need hüpoteesid. Nad kuuluvad kahte
kahte valdkonda võib jaotada need hüpoteesid. Tõsisemad, kusjuures kõikide nende hüpoteeside juurde on tõestusmaterjali, väga tõsist materjali, tõepoolest. Nad on pädevad hüpoteesid. Ei saa neid nimetada teooriateks, aga ärme metodoloogiast praegu siin pikalt vestle. Nii et jah, hüpoteesid, kahte leeri võid neid jaotada. Üks hüpotees lähtub sellest väidab, et lõhnavad ained vahetult mõjutavad sensoorseid närve, rakke, kiusid. Nii et tekib kohe närvi impulss kindla aine molekuli otsesel mõjul. Teine leer, teine hüpoteeside valdkond väidab, et keemilised ained, kindlad molekulid, lõhnavate ja maitsvate ainete molekulid mõjutavad rakumembraani nii, et seal tekib, vabaneb raku enda mingisugune agent molekulaarne, mis mõjutab närvi, mis tekitab impulsi. Nii et kas otsene mõju või hakka tööle nüüd. Väga põhimõtteliselt tähtis erinevus on nendel kahel hüpoteesil. Tõesti tähtis. Ja mõlemad hüpoteesid pakuvad mingisugust metodoloogilist instrumentaariumi selleks, et läheneda küsimusele haistmis- ja maitsemeele evolutsioonimehhanismid, evolutsiooniline ajalugu. See on tõepoolest absoluutselt üüratu valdkond ja tõesti suhteliselt vähe uuritud, peale kuigi uuringuid on palju, kuid niivõrd mitmekesine on see valdkond. Vaatame, meil on ju tegemist praegu siin peamiselt suhkrutega, eks ole? Ega te ei pane pahaks, kui ma natukene räägin teistest ainetest ka. Tohib. Sest vaadake, puhas suhkur on selles samas pakendist, mille leiud tegi endale otsa pääle, sest mitte keegi seda pakendit õiget pidi ei ava. Seal sees on tõesti puhas suhkur. Looduses midagi niisugust ei eksisteeri. Me võime loomulikult kirjeldada õistaimede nektarid, kui enam-vähem keskelt läbi 25% saharoosi lahust. Aga loomulikult seal on murdu kõiksugu teissugusi aineid, selge see. Nii et suhkru mingisuguse konkreetselt keemiliselt puhastatud, keemiliselt puhta suhkru ja teate loomulikult, kui palju on erinevaid suhkruid. Sahariide, kui me võtame, eks ole, me ei räägi siis sahariinist, kes ei ole sahariid, räägime päris sahariididest, eks ole, süsivesikutest ja seal juures sahariididest, mitte tselluloosist. Okei, siis neid on tuhandeid, tõepoolest. Siin mikrobioloogia ei ole. Sõbrad, bakterioloogid, mikrobioloogid teavad, kui palju neid erinevaid suhkruid maailmas on. On isegi selline suhkur nagu gentsianoos. Kõlab jubedasti, eks ole, tsianoosi moodi. Aga tõepoolest, sink ja lillakad värvid on seotud selle molekuliga. Ja selle sahariidi üks väga huvitav derivaat, nimelt dicyanbenzoaat, see on amygdaliin. Õunaseemnetest ja kust ta kõikjal on. Raske on leida midagi mõrkimat. Tõesti, väga paljud sahariidid on inimese keelele kohutavalt mõrkjad. Kibe mõrkjad, eks ole, kusjuures väga paljud loomad tajuvad neid, see on huvitav küsimus, kas magusana, meie magusa tajuga võrreldes, vaevalt. Aga ega nad ei taotle ka, põhjapõder. Ta sööb seda sama põdra samblikud, mis on täis just nimelt sahariide, aga nad on kõik
praktiliselt mõrkjad. No sellest tuleb hiljem, nagu ma kuulsin, eks ole, juttu energiakandjad, sahariidid kui energiakandjad. Nii et jah, bakterioloogid loomulikult teavad, kui palju, no tõesti sadu ja tuhandeid on erinevaid, keemiliselt erinevaid sahariide, sest nad peavad neid kasutama. Kuidas me määrame bakterid? Loomulikult vaatame kolooniaid, kui meil on korralik külv, me vaatame, kas on festoonidega, kas on sile, kas on kupeljas, kas on kausjas, kas on matjas, kas läigib, mis värvi ja nii edasi. See kõik on väga-väga tähtis, aga see on köömen taksonoomilise tähtsuse poolest võrreldes sellega, milline on kindlate suhkrute rida, mida fermenteerib see või teine bakter. Kas bakteritel on maitsemeel? Kas nad tunnevad suhkru maitset? No, kõige üldisemalt võttes ju siis, eks ole, sest nad tõepoolest võtavad substraadiks, eks ole, fermenteerimise substraadiks, võtavad kindlad suhkrud ja teisi mitte. Võib-olla, kuna meil nüüd sai räägitud sellest, kuivõrd mitmekesine, tohutu mitmekesine valdkond on see meie tänane teema. Kuna sellest sai räägitud, vaatame võib-olla tõesti, kuidas loomad loomariigis erinevatest taksoonidest, just nimelt magusad, eks ole, tajuvad. Aga kõiki teisi maitseid ka. Ja millega nad tajuvad neid? No, kõigepealt, kui meil on maitse ja loomulikult me räägime elusatest loomadest, ma isegi tunnen, no ma ei tea, praegu võib-olla aktiivselt nad ei tegutse, aga mine sa tea, ma tundsin kolleege, zoolooge, no, suuri teadlasi, no kellel ei olnud siiski, no aimu ka sellest, et nende uurimise objektid on elusad. Ja olen küll tundnud selliseid zoolooge ja mitte vähe. Nii et, kui me räägime maitsemeelest, me räägime paratamatult keemilisest, tondest keemilisest, sensoorikast tajust ja sellega ka haistmismeelest. Paratamatult. Ja haistmis- ja maitsemeele, no ütleme niiviisi, arengutaseme järgi loomariigis me jaotame 3 eri gruppi loomi. On makrosmaatikud, makrosmaatilised loomad, kel on hiilgav maitsemeel. Rõhuv enamus, kaugeltki mitte kõik, aga rõhuv enamus imetajate liike. On maitsemeel väga hea, aga palju parem haistmismeel. Nii et see on täiesti adekvaatne ettekujutus. Magusa, näiteks saharoosi lõhna, näiteks kass, tunneb küll, vaid mõned kiud, retseptoorsete tüvede, nervitüvede mõned kiud reageerivad just nimelt suhkru lõhnale. Maitseta peaaegu ei tunne. Kassid peaaegu ei tunne maitsemeelt. Natukene küll. Koerlased, see on, kui me räägime kasslastest ja koerlastest sugukonna tasandil, ka siin on tohutu suured erinevused, kuid kasslastel on ühtlaselt tõesti nõrk magusa maitsevõime, ülinõrk. Tegelikult nad ei reageeri, inimlikult võttes, eks ole, praktiliselt üldse. Koerlased, väga suured erinevused. Rebased, suur ja vägev perekond vulpes, rebane kui selline, eks ole, kõikide oma liikide ja lugematute alamliikidega, nad suurepäraselt tajuvad. Magusad, kuid nad ei taotle eriti seda. Perekond kaanis, hunt, šaakal, kojot, koer ka loomulikult on hunt, eks ole, kaanis lupus familiaaris, jah. Nad tajuvad magusat mingil määral paremini kui kassid, kuid puhas magus, näiteks saharoos, fruktoos
või glukoos. Kah, no ei avalda nendele kuigivõrd tõsist muljed. Võib öelda nii, et kui koer võtab teie käest rafineeritud suhkrutükki, siis ta teeb seda viisakusest. Ja loomulikult sellepärast, et seda on hea krõmsutada muidugi. Tore, selge see. Koertele maitseb jäätis. Kui palju seal rasva on, muidugi. No võt näete, ei ole võimalik rääkida loomadest, eks ole, ja magusa maitse meelest mainimata teisi asju. Ja loomulikult, muidugi, nad tahavad kommi, nad tahavad jäätist, nad tahavad vahukord, eriti kui see ei ole magus. Sest rasvade maitsemeel, see on poeem koerlastel, üldse kõrgematel kiskjelistel, tegelikult kõikidel karnivooridel. See on tõesti füsioloogiline poeem, kuidas nad tajuvad rasvaainete maitset, kui väikestest kontsentratsioonidest, kui täpselt nad eristavad neid ja kuidas nad seda kõiki tahavad. Aga no, sellest me ei tohi rääkida, eks ole, sest see on suur ja huvitav teema. Meil on aga magus, eks ole täna, ja suhkrut ja magus on teemaks eelkõige. Nüüd väga hästi tajuvad magusate asjade lõhna paljud putukad, väga paljud putukad, kuid magusa maitsed mitte nii tõsiselt siiski kui inimene. Tõepoolest, nii et putukad on makrosmaatilised loomad. No putukate klass ja imetajate klass. Hiilgav haistmismeele areng on mõlemas klassis, aga imetajate klassis haistmismeel on maksimaalselt mitmekesiselt arenenud. Nii et meie jaoks ja me oleme imetajate klassis ühed nõrgemad haistjad haistmismeele võimete poolest. Toimib täiesti konkreetne reegel just nimelt imetajate klassis loomulikult. Ainult imetajatel on olemas see neopallium, eks ole, uus ajukorteks. Ja ilmselt sellega kindlas seoses on selline reegel, et mida suurem, kõrgem on ajuindeks ja kõik teavad, mis asi on organi indeks. See on näiteks ajumass. Ajumass jagatuna kehamassiga ilma sisuseta. See on tühikoht. Nii, ja korda näiteks 100%. See on ajuindeks. Te võite korda seda 1000-ga, siis saate promille, mitte protsente, eks ole. Aga igal juhul sisuseta kogu keha koos ajuga muidugi. Kogu keha kaaluga tuleb jagada just nimelt aju kaalu. Siis me saame ajuindeksit. Sama on maksaindeksiga, aga tingimata sisuseta kaaluga tuleb jagada, sest sisuset endal on selline komme ja väga kindlalt jäävad selle juurde, et nende mass muutub ööpäeva jooksul väga tõsiselt. Siis saab peale surma lahkamisel selle oma indeksi teada? Võib, ma usun, et tervishoiumuuseumi töötajate abiga võib ka elusast peast. Ma usun, et nad oskavad täpselt määrata lihaskere koos luudega, eks ole. Ja sisuseta kaalu. Loomulikult meditsiinis ja veterinaarias kahtlemata on sellised meetodid olemas, muidugi. Võib ka eksperimentaalselt. Näiteks sööta kõhu maksimaalselt täis. Läheda kaalu peale. Ja siis ei söö üldse. Seni, kuni pole enam asja sinna väiksesse asutusse.
eks ole, siis jälle lähete kaalu peale. No see ei ole muidugi kindel, aga see selleks. Igatahes, mida suurem on ajuindeks, seda nõrgemini arenenud on imetajatel. Loomulikult, nendest on jutt haistmismeel. Jah, vaadake, haistmisaju või nuusutamise aju on see otseaju. No tegelikult intelligentsel inimesel see on ikka siin päris poolkerade, suurte poolkerade nagu serva all. Jah, no kudajast mul tuleb meelde üks anekdoot. Meditsiiniline muidugi minu lemmikud. Arvestus just nimelt närvisüsteemi anatoomiast. Tudengi käest küsitakse, kelle aju see on. Aju on täiesti sile, inimese aju. Ja üks ainus kurd on. Tudeng on kergelt nõutu ja talle seletakse. Vaadake, see on üks lipnik. Ja vaat see kurd, see sulkus, see on vormi mütsist. Aga no, kõikidel loomadel loomulikult see on otseaju, mis tegeleb haistmismeelega. Seal on vastav analüsaator, retseptoorsed teed viivad kõik sinna. Jah, paraku inimesel on see ajuindeks 1/31. Noh, need on vanad andmed, praegu meid on 7,5 miljardit, võib-olla nüüd. See on, mine tea, veelgi väiksem, kuigi vaevalt. Natukene suurem, ma usun, on siiski nüüd, kui meid on nii palju, eks ole. See ei ole maksimaalne, see ajuindeks ja see indeksi suurus tegelikult ei tähenda otseselt, et tegemist on väga targa liigiga. On olemas imetajad, kellel ajuindeks on peaaegu 2 korda kõrgem. Nii suur on nende aju võrreldes sisuselt nii-öelda keha massiga. Näiteks pruun kaputsiinav, temal on 1/18, peaaegu 2 korda, peaaegu täpselt 2 korda. Kõrgem ajuindeks ei tähenda, et on 2 korda inimesest targem, aga tark loom ta on. Mis on aga kindel nii inimesel kui ka pruun kaputsiinil, mitte valge laub kaputsiinil või valge nägu kaputsiinil. Kaputsiinahve on päris palju liike, eks ole, mitte nendel, eks ole, just nimelt sellel, kel on väga kõrge ajuindeks, on kaputsiinahvlaste seas kõige nõrgem haistmismeel. Kõige eest tuleb maksta. Ilmselt asi on selles. Otse aju, no näiteks kiskjalistel imetajatel, see haistmisaju nii absoluutse massi poolest kui ka relatiivselt, suhteliselt võrreldes teiste ajuosadega on kõige suurem karulastel. Nendel on 8 liiki on sumukonnas, nendel on fantastiline haistmismeel. Uskumatu. Seda on tõesti väga raske isegi endale ette kujutada. No kujutage korraks ette, et siin praegu, et mina olen karu, siin praegu läheks täiesti pimedaks, aga mina olen karu. See tähendab, et minul on täiesti kindel tajupilt sellest, kes teist, kus kohas istub ja isegi mida parajasti teeb. Ja kahtlemata ma kohe saaksin teada, et siin on keegi pisikene ja väga maitsev. Anna andeks. Ja ma lihtsalt, mängu kujutasin ennast karune. See on väga suur. Nii et paratamatult me peame koguma väga palju, väga mitmekesiseid andmeid, kasutades erinevaid meetodeid, et luua terviklik ja tõepoolest, ütleme lihtsalt elus pilt sellest, kuidas see asi toimub, kuidas toimib, kuidas hea haistmisega loomad maailmas orienteeruvad. Jah, paraku rõhuval enamusel imetajate klassi liikidel, rõhuval enamusel on videviku nägemine. Kolbikesed olemas, need värvilise nägemise, eks ole, retseptoorsed rakud. Aga nad on mitme kepikese
ehk siis videviku nägemise, eks ole, raku rea tagant või kuskil vahel, mõnel loomal on vahel, nii et punast värvi näiteks hunt tajub, noh muidu poleks suurt kasu nendest punastest lipikutest hundi jahil. See ei ole ka päris pädev argument. Hunt on niivõrd ettevaatlik loom, et hunti nimetakse käitumispsühholoogias foobseks, liigiks. Noh, eriti kartlikuks. Ta on lihtsalt uskumatult ettevaatlik. Ja kui mingisugused asjad on väga ebatavalised, metsas ei ole ikkagi looduslikult ja loomulikul moel kohta sellistele lipikutele, eks ole. Ja nemad natukenegi liiguvad, ja? Siis ta ei lähe, kui tal ei ole isiklikke kogemusi sellises olukorras, mis ütleksid talle kindlalt, võib küll midagi juhtu. Hunt, kes kord pääses nende lipikute all, hüppas üle või lausa rebis, on ka selliseid juhtumeid olnud, eks ole. Teist korda lipikute taha seisma või tagasi pöörama ei hakka, ei jää. Kuid kui tal ei ole isiklikku kogemust, siis ta eelistab tegeleda arusaadava, teadaoleva ohuga, jahimeestega, koertega, need on konkreetsed vaenlased, aga vaat see on arusaamatu, täiesti võõras arusaamatu ja märgiline asi ja nad ilmselt siiski tajuvad seda punast värvi mingil määral. Ja? Üldiselt aga videviku nägemine on imetajatel muidugi, meie klass on ürgne, tohutu vana klass. See on praktiliselt, isegi on andmed, et isegi varem kui juuraajastu, vaat juba siis inostranseeviate laadsed loomad, nii-öelda loomhambulised roomajad, meie otsesed esivanemad roomajad riigist, eks ole, olid juba olemas. Öised loomad, väikesed loomad ja tegelesid mullas. Ilmselt püsisoojased kohe päris algusest peale. Haistmismeel on juhtiv, on peamine, on ülitähtis. Nägemine väga tähtis, aga palun videviku nägemine. Meil kõrgematel päris afilistel on suurepäraselt arenenud värvinägemine. Aga selliseid teistes imetajate seltsidest, teisi selliseid on väga raske leida. Väga raske leida. Kui me võrdleme klassid oma vahel nägemisvõime poolest, siis imetajad on halli nägemisega võrreldes näiteks kaladega. Loomulikult mitte kõikide kaladega, kuid peaaegu et luukaladest enamusega. Suurepärane värvinägemine. Loomulikult inimesel on palju parem. Kuid mitte nägemisest me täna ei räägi, kuigi see on ka väga tähtis. Kus loomad saavad endale suhkur? Lillede õitest. Ja me teame, et näiteks selline putukate selts nagu Lepidoptera, need on siis soomustiivalised, väikeste soomustega, prismakestega on kaetud. Need on sadu tuhandeid nende tiivad, eks ole. Lepidoptera ja õistaimed on evolutsioneerunud käsikäes sõna otseses mõttes praktiliselt, et kui palju seal käsi on, eks ole. Aga tõepoolest absoluutselt seotuna. Nii et meil peaaegu puuduvad fossiilsed, reliiktsed materjalid liblikatest, päevaliblikatest, mitte koidest. Koid on ürgsed, joo muidugi. Selge see, ega nad ainult eksopükstest ei toitunud, eks ole. Kriidiajastu algusest selge see loomulikult. Need on tõesti, mikrolepidoptera on väga ürgne seltskond. Kuid Ropalocera. Ropallum on rituaalne peamiselt administratiivse tähtsusega sõjanoi vanas Roomas. See oli legaati ja teiste ohvitseride Rooma armee võimu märk.
Ropallum. See on sõjanui. Sellise kujuga. Selline. Ja tseerad, sarved, ehk siis tundlad. Jah, selliste tundlatega. Liblikad ja õistaimed evolutsioneerisid käsi käes ja tõesti nii noored, nad on kriidi ajastu keskpaiku praktiliselt, eks ole, millal see oli äsja. Võrreldes näiteks triasega, jah. Rääkimata juba paleosoikumist, mis lõppes spermiga ja karbooniga, jah. Nii et meil ei ole peaaegu fossiile, ülivähe on fossiile. Loomulikult putukad on väga kerged loomad ja lendavad putukad on eriti kerged loomad. Eks tuul viis neid veekogudele ja seal nendest suurt midagi ei jäänud, kuid siiski just nimelt ära uppunud ja merre uppunud liblikatest meil siiski on mõned fossiilid. Iidsetel metsaga kaetud aladel praktiliselt ei ole. Näiteks Brasiilia metsad. Praegu neid on veel natukene olemas ja nägin nüüd märtsikuus oma silmaga, et tõepoolest natukene on. Aga issand, kuidas need raiutakse, kuigi see on teine teema loomulikult. Miks on ahvidest ja lendavatest putukatest nii vähe fossiile aladel, kus metsad on olnud 1,5, 2, 5,5 miljonit aastat järjest. See on Amazonia, eks ole. Väga lihtne. Kõik, kes elavad puu otsas ja surevad ära, kukuvad alla ja neid otse kohe utiliseeritakse ära. Fossiliseerimist ei toimu sellises kohas, eks ole. See on peamine, aga suhkrute juurde tagasi. Loomulikult. Nii et õied, õistaimed ja tolmendajad. Ja tolmendajad loomulikult on vaja meelitada, juhatada ja seda tehakse õige mitmel moel. Esiteks, värvid. Teiseks, tegelikult need tegurid jagavad esimest ja teist kohta. Värvirikkus, kindel muster ja selle patterni, selle kujundi sümmeetrilisus, halleluja. See on ülivõimas märk loomade riigis, loomade käitumises. Ülivõimas. Te teate muidugi, kui tähtis on näidata näiteks kenale prouale, et härra on sümmeetriline. Vaata mind. Sa võrdle. Ja? Või see ka rõhutab sümmeetriat. Vasakult ma olen selline ja täpselt samasugune parema. Loomulikult. Kvasimoodudel on väga vähe šansse. Nad peavad olema eriti nutikad. Aga okei. Nii et sümmeetria, õis, on sümmeetriline, millise kujuga taga ei oleks. Õisikud on sümmeetrilised. Ja loomulikult keeruline pattern. Ja ainult rõhutab sümmeetriat. Kui see on õiges kohas, näiteks keset metsa, troopilist metsa, orhidee õis, peenikese õievarre otsas ja meenutab loomulikult liblikad. Ja muidugi isast liblikad. Selge see. Siis emane lendab ligi ja siis ta tunneb. Maitsev lõhn, magusa lõhn. Kui palju meist, kes me siin oleme, kui palju meist tunneksid saharoosi lõhna? Olete proovinud? Ma proovisin. Mette ei saa aru. Karamelliseerime. Karamellilõhna, ma tunnen küll. Aga sorry, see ei ole seesama C12 ja nii edasi. Ja loomulikult. Mesilased tunnevad saharoosi just nimelt lõhna. Sealjuures lõhna nad tunnevad palju paremini muidugi kui inimene, kes peaaegu ei tunne magusa lõhna üldse. Kuid maitsed, saharoosi maitsed, me tunneme paremini kui mesilane. Ja loomulikult mesilastel on suisete komplektis, maitseorganid magusad
tunnevad ka kärbsed. No näiteks roheline lihakärbes, sinine lihakärbes, ehk siis porilased ja lihakärbsed ja porilased. Kõikidel eranditult nendel maitseretseptorid on käpadel ja selle kärsakese abil mingisuguseid keemilisi aineid nad detekteerivad, kuid seda maitsemeeleks siiski ei saa otseselt nimetada, sest ilmselt nad tajuvad vesinikjoonide kontsentratsiooni ehk pH oma kärsakesega, see on väga tähtis. Aegsasti ära tunda, et mingi asi on hapu. Ei tunne seda, hakkad seda õgima, jumala eest. See võib väga halvasti lõppeda. Mõrg ja maitsega sama lugu ja näiteks mesilased ja kärbsed, mesilased siis kärsakese abil, kärbsed siis käpakese abil, tunnevad väga mõrkjate asjade, näiteks strihniini maitsed. Strihniin on väga mõrkjas ja väga mürgine aine. Kuid loomulikult õistaimedel seesama arsenal, vahendite arsenal, millega nad tolmendajad leiavad, on üüratult suur ja see on täiesti omaette teema. Siin tõepoolest kombinatsioon värvi pattern, sümmeetria, muster, loomulikult värvid kui sellised ja lõhnad mängivad kõige suuremat rolli. Nad ei ole ainsad tegurid. Kui mesilane lendab kiiresti läbi õhu, temale tekib positiivne elektrostaatiline laeng üle keha ja suhteliselt tugev. See on tegelikult nii tugev, et kui mesilane lendab õiest mööda või õie poole ja on õiest küllaltki kaugel, tolmukad saavad induktsiooni korras negatiivse elektrilaengu. Nii et mesilane lendab õiest, positiivselt laetud mesilane, õietolm muutub negatiivselt laetuks tolmu massiks ja loomulikult pluss ja miinuslaengud tormavad teise poole, siis kui nende laengute kandjad on väikesed ja väga kirged. Nii et mesilane ei pruugi istuda isegi selle õie peale, kui tolm juba tema peale lendab ja jääb kinni kenasti karvakeste külge. Võt selline pilt. Loomulikult putukatel on suurepärane haistmismeel. 2 klassi, kõige parema haistmis ja vastavalt ka maitsemeelega. Imetajad ja putukad. Kusjuures imetajatel on maitsemeele ulatuse diapasoon, spektrum, on üüratult palju suurem kui putukatel. Putukatel mis lõhnu nad tajuvad kümnete ja võib-olla 100 kilomeetrite kaugusel. Feromoonid loomulikult käitumist reguleerivad liigispetsiifilised ained. Emaste feromoonid, isaste feromoonid, nendel on ka oma osa ja väga suur osa rolli mängida. Siis loomulikult nad tajuvad toidulõhnu, selge see. Lendavad putukad, kõrgemad putukad on ju ka apterygota, eks ole, lennuvõimetud putukad. Ja nemad on reeglina detritofaagid, mikrokiskjad või midagi niisugust, eks ole. Kuid lendavatel putukatel nišide valik on absoluutselt piiramatu. Ja niš on teatavasti toiduniš. See ei ole toiduainete nimestik. Mina olen lihatoiduline ja minu kallid armsad raisakotkad on ka lihatoidulised, aga ausõna. Viisid, kuidas me söönuks saame, on väga erinevad. Minul ja raisakotka. Kuigi ma ei tea, kas on. Raisakotkas ei tapa ju kedagist, mina ka mitte. Ka selle poolest me oleme üsna sarnased. Keegi peab looma tapma, et mina ja ka, näiteks kaeluskotkas, eks on, saaksime söönuks. Aga okei, see on
teine küsimus, teine valdkond, jällegi. Just nimelt toidulõhnad ja lennuvõime tegi kõrgematest putukatest ületamatult eduka alamklassi. Tublisti üle 1,5 miljoni liike on registreeritud ja on arvamusi, et neid on 20 miljonit ja ma ei imestaks. Tähendab nüüd juba palju vähem loomulikult, sest troopilist metsa ja muud metsa, ka Eesti metsa, põlismetsa võetakse maha sellise kiirusega, et me kindlasti jääme mingisugust informatsioonist, teadmisest ilma, sadadest, võib-olla tuhandetest liikidest. See on reaalsus, see ei ole mingisugune ulmehüpotees. Loomulikult hiljuti kuulsin, et jah, täiesti ametlikel andmetel Eestimaal on metsaga kaetud üle 50% territooriumi, see on statistiline jama. Tähendab, statistiliselt see on õige, kuid seda tuleb õigesti sõnastada. Metsa all meil on tõesti peaaegu 51,5%, eks ole. See ei tähenda mitte üks hetk, et meil on nii suur ala kaetud metsaga. Sest selle arvestusega on loomulikult kõik raiesmikud. Metsaalused, seal on männid jäetud. Kohe tuli meelde jällegi paar päeva tagasi. CNN näitas Trumpi mingisugust tähtsat abilist, kes tuli senati komisjoni, kui me eksi, õuest, tõi sellise lumepalli ja ütles, mis kliima soojenemine? Näete, ma õuest tõin. Kulla mees, vaata, päeva jooksul mitu korda, kas või 5 korda aknast välja ja sa veendud, et mitte maa ei keerle päikese ümber, eks ole ju. Ja pealegi, istu helikopterisse, tõuse ülesse ja sa veendud, et maa on lapik. Palun vabandust, ka see ei ole see teema, millele me peame pühendama praegu meie tähelepanu, vaid suhkur. Palju ei erine ju need valdkonnad tegelikult, kui me just nimelt suhtumist hindame. Ja? Suhkur, valge surm. Sõbrad. Valge surm on praegu Alpides, laviini all. See on väga valge ja väga surm, eks ole. Ärme lase siiski ennast mõjutada demagoogidel, kes ilmekaid asjasse mitte puutuvaid, aga nagu vihjavaid. Eelkõige ilmekad, ilmekaid nii-öelda argumente kasutades juhatavad rahvameelt. Demagoogia, eks ole. Okei. Aga need faktid on arvatavasti seotud sõltuvusega, et see ikkagi tekitab sõltuvust. Ja ei ole, ma usun, ma ei saa seda kindlalt väita, ma ei ole tervishoiu spetsialist, aga ma zooloogina usun küll, et ükski teine aine ei tekita nii kiiresti ja nii kindlalt sõltuvust, kui just nimelt saharoos. Just nimelt. Ja sõltuvust, see ei ole hea. Mul on isiklikud kogemused selle osas, nimelt ma olen suitsetaja, 55 aastat juba suitsetan ja räägitakse, et see ei ole hea ja ma ei saa vastu vaielda. Okei. Nii et sõltuvust loomulikult see tekitab. Kahtlemata. Kui me anname imikule suhkruvett, tegelikult me, paneme vai maasse, eks ole, siia saab ehitatud sõltuvus magusast. See ei ole naljaasi loomulikult. Kuid suhkruta elada lihtsalt ei ole võimalik ja ei pea, mitte mingil juhul. Selge see. Kuidas aga seda tarbida mõõdukalt? Väga huvitav küsimus. Vabalt elavatel loomadel reeglina, aga just nimelt reeglina, ka nemad sattuvad sõltuvustesse ja kuidas veel. Aga reeglina siiski nendele ei avane võimalust poputada, rahuldada oma sõltuvust. Kuidas sööks? Ainult pekki, näiteks mõni hunt, eks ole. Ei ole tal seda pekki kuskilt võtta. Päris kindlasti mitte, eks ole. Ja suhkruga loomulikult samad lood. Aga jah, kui me nüüd tõesti jääme, aeg jookseb. Tähendab, ma võtsin ette
lihtsalt näidata, kuivõrd mitmekesine ja keeruline on see valdkond. Vaatame, kuidas on magusa ja muude asjade maitse ja haistmisega. Näiteks, võtame selgroogsed loomad nüüd, eks ole. Putukad on nii mitmesugused, mitmekesised, et jah, mis me sellest. Jätame neid praegu siia paika, kuigi ja muidugi see on väga huvitav, kuidas näiteks sellel samal lihakärbsel Califoral, rohelisel, võib väga kiiresti tekkida pelgamisreaktsioon magusa peale. Ja? Kas või paar korda, kui see on tugeva happega, mitte kõrges kontsentratsioonis. Aga jah, tõesti, kiire, keemiliselt aktiivse, keemiliselt dünaamilise happega korraks segatud. Jah, suhkur, tal ei ole midagi suhkru vastu. Aga selline kogemus ja enam magusa, konkreetse suhkru, konkreetse keemilise suhkru aine lõhna peale, ta ei lenda, vastupidi, pelgab seda. See on täiesti võimalik. Kas inimesel midagi niisugust võib ette tulla? Kas te tunnete kedagist, kes vihkaks magusad? Ma usun, et see võimatu ei ole. Mis tähendab vihka? Ei talu, ei taha. Ei taha. Eks ole. Mulle meeldivad mingil määral magusad asjad, eks ole, aga mitte kohvi, mitte tee. Ja päris kindlasti mitte joogid. Loomulikult. Eriti kui nad on alkohoolsed joogid. Mul ei ole suhteid alkohooliga, praktiliselt ei ole. Kui aga see on umbes 40% puhas etanooli lahus, see ei tee mulle mitte midagi halba, teeb soojaks. Kui see ei ole molgus jumala eest, eks ole. Aga okei. Lähme siiski nüüd tõesti resoluutselt selgroogsete loomade juurde ja me näeme fantastilist maitsemeele arengut kaladel. Luukaladel seal juures. Haistmismeel on hiilgavalt arenenud rõhuval enamusel kõhrkalade klassi liikidest haid. See on midagi uskumatud, milline hiilgav haistmismeel on haidel. Näiteks, nad eristavad kalaliike, muuseas selleks on võimelised ka väga paljud ka luukaladest kiskjad, röövkalad, loomulikult ka lepiskalad, selge see. Kaladel on hiilgavalt arenenud tõesti haistmismeel kõhrkaladel ja luukaladel natukene vähem, kõige üldisemalt võttes. Maitsemeel mingil määral kõhrkaladel ja väga hästi arenenud luukaladel. Tõepoolest. Aga seesama hai ja tema haistmismeel, see on midagi uskumatut. Ta eristab kindlalt, ja? Näiteks sardiini, makrelli, ja? Ja skumbriad. Ta eristab kindlalt verelõhna järgi, kas on tegemist Atlandi heeringaga või mingisuguse muu, aga ikkagi liik on sama, Globea harengus, ja? Heeringaga. Ja kui see on Atlanti ookeanist pärit, näiteks Barentsi merest, mingisugune hai, siis Atlandi heeringa verelõhna peale ta tuleb matsutades suud ja paneb kohe salveti kette, kahvel, nuga, kohe saab õigesti söönuks. Eksperimendis samas kontsentratsioonis vette, tema basseini, eks ole, tilgutati Vaikse ookeani heeringa verd. Ja? Veri küll, aga kahtlane. Inimese vere peale haid, kellel ei ole isiklikke konkreetseid kogemusi selles osas, et inimesed on täiesti söödavad. Sellised haid, nad ei reageeri isegi inimese verelõhnale. Nii et lootes, et ookeanis, Kariibi meres näiteks, eks ole, kõik kohalikud haid pole kunagi kordagi inimest maitsnud.
eks ole. Te võite isegi, kui teil on verised haavad, minna suplema. Aga kus me saame loomulikult seda kinnitust, et ükski nendest haidest, eks ole, pole kunagi. Ja võt hammaste vahelt, oi, vaata, Times, eelmisest päevast, ja, tüki välja. Nii et paraku kaladel, jah, maitseorganid huvitaval kombel on eelkõige üle keha. Haistmisorganid ja retseptorid on ninaaukudest. No ei saa neid ninasõrmeteks nimetada, sest ninasõrmete kaudu loomad, kel on tõesti ninasõrmed, hingavad. Kalad loomulikult seda nina kaudu ei tee. Need on, jah, sellised ninaaugud kaladel. Ja seal on haistmisretseptorid. Haistmismeele retseptorid on ka lõpuskoovastest. No, plaadlõpuslistel igal juhul luukaladel. Kuid rõhuval enamusel maitseorganid on kõhu peal. Nii et ta on vees, tuleb mingisugune aine vastu, millel on mingisugune maitse, mida teeb kala, ujub niiviisi. Ta teeb niiviisi ja saab maitse. Karplastel on sabavarrel ja sabauimel eriti palju maitseretseptoreid ja no ma ei hakka praegu siin spekuleerima evolutsioonilistel teemadel, kuigi väga tahaks muidugi, et miks see niiviisi on. No, rõhuv enamus karplastest, lepisk kaladest, karplaste liikidest elab ikkagi otseses seoses põhjaga, veetikatega, puhmadega ja loomulikult, kui miski ebamäärane häirib neid, mingisugune lõhn või maitse ja veekeskkonnas, no see on praktiliselt tõesti üks ja see sama asi. Loomulikult kemoretseptsioonist, kui me räägime, siis me jaotame seda kontaktkemoretseptsia, see on maitsemeel ja distants kemoretseptsia, see on haistmismeel. Kuskil seal lõhnab, tunneme. Ja maitsemeel me peame ikka midagi selle asja vastu kontaktsel panema. Nii et jah, loomulikult, kui nad näevad haugi, siis nad lihtsalt kaovad sealt, need karpkalad, eks ole. Kuid kui nad tunnevad kerged, no näiteks esotsiini haugi, esoxluceus, täiesti konkreetne liigi spetsiifiline lõhn, ja, konkreetne aine. Nad on paiksed, varitseja kiskjad ja loomulikult nad on väga territoriaalsed. Nii territoriaalsed haugi esindajad, et no, haugi lemmik, nii-öelda eelistatud saag on teine haug, kui see on temast väiksem. Ilmus paar aastat tagasi raamat, keegi tore Kanada või Ühendriikide eestlane kirjutas kaladest hästi toredad tekstid, ma juhtusin lugema. Tema väga põhjalikult ja asjalikult pakkus haugi Eesti rahvuskalaks sel põhjusel, et haugi lemmik toit on teine haug. Ei saa öelda, et lemmiktoit. See on lihtsalt tõepoolest territoriaalse käitumise ja loomulikult väga suure röövkala ja territoriaalse suure röövkala liigisisene, see kannibalism on liigisisene asustusjaotuse tiheduse korrigeerimise mehhanism, kahtlemata, aga see vastab tõele. Samas pikkuses, no võtad lanti, üks lant, näiteks selline, kujutab ennast haugi, teine täpselt samasugune, mingisugust ükskõik mis teisest liigist, teist kala. Ja havilaadse lantiga sa saad endale haugi, teistega mine tea. Eelistab ta kindlasti. No pealegi tal on omane ka muuseas, on ka kohal ja kindlasti Aafenal adelfofaagia, teismelistest toitumine. Ma palun vabandust, teismelised sõbrad, aga see on täiesti teaduslik
termin adelfofaagia, adelfi, noorukid, mitte lapsed, mitte infantum või ma ei tea, seal mingisugustest beebidest toitumine, ei, just nimelt adelfi, noorukid, noorjärkudest. Nii on kõige õigem toitumine ja see on väga paljudel röövtoidulistel, näiteks aerialalistel vähkidel, tsüklopsil, mesotsüklopsil, väga paljudel putukatel ja kindla peale haugil, ka ahvenal. Väga huvitav nähtus, aga ma ei tohi praegu sellest rääkida, palun vabandust, kuid vaat see sama haug ja karpkala, ta tunneb maitset, lõhna. Meil ei ole võimalik seda jaotada, eks ole, lahutada need kaks nähtust veekeskkonnas elavate loomade puhul. Sest vesi on alati distantsiks, olgu see kas või monomolekulaarne kile, eks ole, või kiht, või siis kontaktikindlustaja ollus paraku. Õhukeskkonnas on hoopis teine asi. Siin tõepoolest maitse sa tunned siis, kui sa limpsid asja või puudutad käpaga, kui sa oled porilane. Nüüd kaladel siis, magusamaitsed, nad eristavad, erinevad liigid erineval moel, paljud liigid ei erista üldse ja huvitaval kombel sägalased, päris sägalased, aga ka teistest sugukondadest sägalised. See on väga suur ja tohutu mitmekesine luukalade selts, sägalised. Elektriangerjas ei ole angerjas, ta on säga. Ja loomulikult Aafrikas keegi ei püüagi teistmoodi nimetada seda elektrikalat, mis Niiluse basseinis elab. Siis noakalad, kõikidel nendel on elektritaju suurepäraselt arenenud, kütivad elektri abil vähesed, aga elektrisega küll, ja rüü sägalased, kõiksugu need koridorased, antsistrused, pterikoplihtised ja kõik need teised näevad välja nagu kuradi sigitised, eks ole, peamiselt Lõuna-Ameerikas, eks ole. Nad elavad ja nad on kõik sägalised ja nendel on fantastiliselt arenenud maitse, meel ja nad tajuvad magusa maitset ka. Väga huvitav, et nad reageerivad positiivselt magusa maitsele. Näiteks sellised sägalased nagu lamepeasäga või surubiimid. Tiigersurubiim, hiidsurubiim, väikesurubiim, nad on säga nagu säga kunagi. 3 paari poiseid on sägal, 3 paari lähtekohaselt. Ühel alamsugukonnal on ainult 4 neid, redutseeritud arv. Kuid lähtekohaselt sägalistel kõigil on 3 paari poiseid. Kui on soovi, võib neid nimetada vuntsideks. Ma ei pane pahaks. Nii et surubiimid, väga kiskelikud loomad, kalad, siis lamepeasäga, kui troopiline, seal Rio Negro, Ucayali, Solimase, Amazona jõe kallastel kasvav mets, kui see on üle ujutatud, nii-öelda tulvamets, eks ole, seal sügavus, meie mõõtsime 12 meetrit, saime ka nüüd aasta märtsis, eks ole, Rio Negro peal. Metsas oled kanuga ja sinu all on 4-korruselise maja kõrgune veekiht. Nii et sa oled puude, latvade, suurte okste vahel praktiliselt. Ja muidugi seal sajab vette kõiksugu pähkleid ja marjulaadseid asju, igasuguseid puuvilju. Ja nende magusa lõhna peale lähevad näiteks näiteks pirapatinga, suur, paks, väga maitsev pirajalane selline. Nad söövad neid, siis suur must piraja tahab ka kõiki neid maitsoid
asju, aga neid tahavad väga paljud just nimelt suhkrurikkaid vilju, kusjuures ei pruugi tingimata meie jaoks magus olema. Aga suhkrut seal on. Neid asju tahavad väga paljud veeelukad. Väga paljud. Toituvad peamiselt sel ajal, kui see Brasiilia mets on vee all ja see on 3-4 kuud või rohkem. Väga paljud loomad, kalad loomulikult, aga paljud teised ka, lähevad sinna, ujuvad sinna metsa sisse. Nad koevad sel ajal ja loomulikult nad saavad toituda viljadest, mis kukkuvad vette. Sägad ei taha neid magusaid asju, aga nad lähevad suhkrute, magusate või mitte magusate, aga suhkrute maitse lõhna peale sinna, sest seal saab kindlasti küttida maiasmokki. Selliseid asju me näeme ka loomulikult teistel loomadel, aga aeg jookseb, mis kellani mul on aeg, kella 7 või? Kuulge, aga siis on ju seda üldse mitte nii väga vähe, kuid siiski kalade juurest võib-olla lähme nüüd amfiibide juurde. Suurepärane maitse meele areng, väga kõrge, keele ja ainult keele peal. Kõik. Mis need amfiibid on? Amfiibid ehk kahepaiksed on üks osa nendest, sabalised, need on vesilikud, salamandrid, peitelõpuselised, aksolotlid, ambüstoomad, vaat sellised. Teine osa on sulle palju tuttavam, nad on konnad ja kärnkonnad ja unk ja kärgkonnad ja need on palju, väga palju, mitu tuhat erinevaid ja nendel on väga hästi arenenud maitsemeel ja maitseorganid eranditult keele peal. Huvitav, kaladel üle keha peamiselt kõhu peal, sabavarrel ja haistmismeel, ninaaukudest, mis näevad välja nagu ninasõrmed, eks ole. Nüüd kohe järgmine selgroogsete, alamate selgroogsete ikka veel, eks ole. Klass, kahepaiksed. Need on ju palja nahaga. Nuusuta oma selja pepuga ja eks ole kintsudega ja künnarnukkidega või maitse. Oleks ju mõnus, jah? Oi, kui hea magus. Ei, ainult keele peal nendel on maitse elundid ja see on ilmselt põhimõtteline. Ütleme nii, evolutsioonilise ökoloogiaga otseselt seotud. Nad on tõesti paljad, aga nad on õhu käes. Ja tajuda kogu kehaga lõhnu või maitsed, eks ole. See oleks absoluutselt lubamatult ja lootusetult segadusse ajav. Õhus palju kiiremini liiguvad vastavalt vooluga, eks ole, aga ka diffundeeruvad, liiguvad absoluutselt igale poole laiali, me võime kirjeldada diffusiooni protsessi matemaatiliselt väga lihtsalt. Täisdiferentsiaal on võrdne nulliga. Ja palun, meil on täpne kirjeldus sellest, kuidas kõik liigub igale poole ja õhu käes väga kiiresti. Absoluutne segadus tekiks. Nii et tuleb kontsentreerida retseptorid ja väga kindla organi peale, mis ei ole kogu aeg väljas. Keel vesti peal. Niiviisi ükski konn ei käi. Keel on ikka suus ja siis keelega loomulikult maitstakse asju. Kas nendele magus pakub huvi? Jään vastuse võlgu. Me ei tea. Nad on võimelised. Mitte saharoosi, glukoosi ja fruktoosi vist, ega ma päris kindel ka ei ole, kuid mõnede sahariidide suhkrute maitsed määrama, tundma, tajuma. Paljud kõrgemad, just nimelt kõrgemad, see tähendab A-nuura, sabata. Kahepaiksed on täiesti võimelised. Täiesti võimalik, et see on seotud sellega, et nende toiduks on peamiselt putukad. Ja väga paljud putukad kaitsevad ennast taimedest laenatud sahariididega, näiteks teist ma usun nii mõnigi, nagu mina, armastab kaktuseid. Te armastate kaktuseid?
ma ei söö. Muuseas, väga maitsvad. see Sabrase opuntsi variegata, eks ole, on väga maitsev, aga no loomulikult las keegi puhastab, eks ole. Ja muuseas vein on sellest ka päris hea, räägitakse. Väga magus igal juhul. Aga no paraku, mina armastan kaktuseid. Ja issand, kui palju mul on nendega muresid. Just nimelt putukate pärast. Vahatäid ja igasugused koktsiidid ja ma neid fritsin Ray Johnsoni seda aerosooli nendele peale ja see aitab väga hästi, aga see ei ole kaktusele endale hea ja mulle ammugi mitte. Aga miks te sinna hapet ei pane siis? Sest minu kaktused ei taha hapet. Nad on nõus, no nutavad, aga nõustuvad, ja? Et ma püretriini sisaldava aerosooliga. Püretrum on, Pärsia karikakar nii öelda, eks ole. Ja püretriin, alkoloid, on väga kindel, väga tõhus vahend kõiksugu putukate vastu. Praktiliselt kõikide lülialgsete vastu tegelikult, jah. Aga see on parajalt mürgine ollus, nii et seda on raske leida poodidest. Äärmiselt raske leida. Seda raide, jah. Miks ma sellest räägin? Sest ma armastan ka piimalilasi, euforbiaatse, jah, euforbiaat, piimalilled. Väga paljud nendest näevad välja nagu kaktused ja mitte mingid mured putukatega. Miks? Sahariidid, suhkrud. Ja väga paljud putukad kasutavad neid just nimelt piimalillaste peal saadud suhkruid. Nad ei ole magusad, aga nad on tõhusad. Kasutavad näiteks enesekaitseks ämblikute vastu. See on natukene pikem lugu. Ei peatu praegu sellel, kuid üks asi on täiesti kindel, täiesti selge. Kas sul on mõrk ja taju hea? Tore. Kas sul on magusa taju hea? Tore. Aga kõige parem, kui sul mõlemad tajud on head. Vaat siis sa maksimaalselt mitmekesiselt tajud just nimelt suhkruid erinevaid. Ja nad on võimsad ained. Ülivõimsad. Jah, väga paljud mürgid on sahariididest derivaadid tegelikult. Nii et minu kenad armsad konnad peavad maitsma seda putukad. Ja keele peal on väga palju, väga tihedasti asuvad maitseretseptorid. Võtab, te teate, kuidas nad toituvad, eks ole? Joonistame. Mekivad konna või kärnkonna. Keel kinnitub siia. Niiviisi ta oma keelekesega tegi limpsti ja sai näiteks väga halvas tujus mingisuguse kärbse. Sulle. Näed. Ja konn tunneb kohe. See kärbes on ilmselt tervisele vastunäidustatud. Kasutab ja paljud kärbsed kasutavad. Kärbeste vastu mul isiklikult midagi vastu ei ole. Aga jah, väga paljud taimed näiteks ei taha kärbseid ja kaitsevad ennast suhkru laadsete mürkidega. Ja kärbsed on väga puhtalembised putukad. Te teate, kuidas nad iga mõne sekundi tagant hõõruvad jalgu, te olete seda näinud kindlasti, eks ole. Ja siis limpsivad neid. Ja? Kärbestest puhtalembesemad oma jalgade suus pesemise poolest vähemalt, eks ole, on ainult prussakad. Iga 3-5 sekundi tagant käpad suu sisse ja puhtaks.
ja vaata, kärbes ei hakka limpsima oma käpad, kui ta tunneb ja käpadel on maitsemeel, eks ole, kärbestel, et nad on koos võt sellesama sahariidist mürgiga. Õnnetu kärbes. Ja. Aga jah, kärbestel loomulikult on ka teisi vahendid selleks, et ellu jääda ja mitte lasta mürgidel ennast tappa. Vaat selline konnake. Lähme nüüd kohe roomajate juurde. Asjalikult. Lähme nüüd roomajate juurde. Natukene me oleme nendest rääkinud ja kuna aega natukene on, see ei ole sõna-sõnalt tsitaat, aga ikkagi tsiteerin teile Aristotelese raamatut, ühte kindlat lõiku, meeltest just nimelt, ja raamatu nimetus on Peri Zoion Morion, loomade osadest, hiilgav raamat. Et selles raamatus arutleb Aristoteles, tark mees, miks madudel ja ainult madudel on keel nii sügavalt lõhestatud, et sama. Kes, olgu restik. Okay. Siis pupill on vertikaalne. Kõrva me ei joonistad, teate, mingid väliskõrva nendel ei ole. Nii, ja nüüd siin on soojusorganid kuskil, ma ei saa nüüd joonistamata jätta. Soojus temperatuuri meil on kõige paremini kõrgematel, kõige paremini on arenenud kõrgematel madudel, restikestel, aga muidugi kõikidel teistel ka. Ja siin on see keel, mis on fantastiliselt lõhestatud. Vaat sedasi lausa. Miks? Ja Aristoteles seletab väga veenvalt. Vaadake, nendel ei ole jalgu, ei ole sõrmi, käpasid, aga nad on väga maiad. Nad on tohutu maiad, need maod. Ja keel on nendel lõhestatud, sellepärast, et nad tahavad saada maitseelamusi ja väga palju korraga. Vaidle vastu, ma ei hakka. Keel on loomulikult kompromissmeeleks, organiks, eks ole, kompromissmeele organiks madudel, aga kahtlemata haistmis ja maitse meile organiks samuti, kuigi keelega maod ilmselt tajuvad ja eristavad suhteliselt väheseid maitseid. Hapu, peha praktiliselt. Te teate, mis on peha, eks ole? See on vesinikioonide kontsentratsioonist miinus logaritm alusel 10. Nii et kontsentratsiooni see 10 astmes miinus 2 või 3, eks ole. Näite vastupidise märgiga. 10 miinus 2, 1 100, see on väga hapu. 10 astmes, ma ei tea seal, miinus 9, 1 miljardile, eks ole. See on praktiliselt juba leeliseline, jah. Okei, nii et vesinikioonide, hydrateeritud muidugi, vesinikioonide maitset eristavad maod keelega ja arvatavasti ka mõrkjad maitsed. Magusad ei tea. Mõned sahariidid küll, kuid kas me neid nimetame maguseks? See, mis on meile magus, ei pruugi teisele liigile magusana tunda. Ja see on väga libe ala. Kuidas me saame inimese meeltega ja sensatsioonidega ja tajuga teiste loomade meelt ja nende tajud, nende elamused võrrelda. See on äärmiselt keeruline. Ja reeglina annab veidraid ja valesid tulemusi, kui me üritame seda teha. Jah, muuseas, ilmus eestikeelne tõlge Konrad Lorentsi raamatust Anna Grash, mina lugesin seda iidsetel aegadel 70. aastal ingliskeelses variandis ja selleks pidin sõitma tudengina. Tudeng nagu ma olin, pidin sõitma Moskva Lenini nimelisse raamatukokku. Mul oli spetsiaalne kiri, et palun lubada erihoidlase spetshran.
seltsimees Turovski, kes on bioloog ja las ta loeb seal Lorentsi raamatuid. See oli fantastiliselt tore elamus muuseas. Ma jõudsin Leninkasse, näitasin oma mandaati. Valveametnik ütles, tore, mis mul selle vastu võib olla. Lasi mind sinna sisse ja pani minu järel ukse kinni. Ja ma nägin riidade kaupa, riiuleid ja nende peal oli äärmiselt ohtlik perioodiline väljaanne. Nõukogude moraalile ilmselt laostavalt, tapvalt ohtlik, nimelt Vogue. Võttis aega enne, kui ma Lorentsi raamatut leidsin. Seal oli ka Desmond Morris. Naked Ape. Ka soovitan palavalt. Paljas ahv. Mul tuli meelde muidugi. Te rääkisite, mainisite lolle küsimusi, eks ole. Ja ma väga tänan. Te ütlesite väga ilusti, ma tõesti tänan, et Turovski jaoks ükski küsimus ei ole loll. Üks küsimus on. Nimelt, küsimus, kas inimene põlvneb ahvist. Võt see on loll küsimus minu meelest. Sama loll kui näiteks küsimus, kas inimene põlvneb imetajast. Inimene ongi ahv. Nii et küsida, kas ahv põlvneb ahvist, ei ole mingit mõtet. Aga see selleks. Nii et jah, hindudel on ka väga hea seletus selle kohta, miks madudel on nii sügavalt lõhestatud, sisse lõigatud keel. Aluseks on ikka nende maiasmokad. Ja kui jumalad ja muuseas ka need teised teemonid, kui nad ajasid vahule ookeani ja sealt tuli kõigepealt hirmus mürk ja Shiva neelas selle alla, läks siniseks ja nii edasi. Siis tuli Amrita, midagi, mida kreeka müüdilis nimetakse ambroosiaks ilmselt, eks ole. Ja see on jumalik ja maitsev ja tohutu tervislik annab absoluutse tervise ja vist surematuse ka mingitel tingimustel aine ja see tuli sealt ookeanist välja ja pritsis murule. Ja maod, kel käpasid ei ole, eks ole, pidid keelega muru peal lakkuma seda ilmselt väga magusad asja. Inimesele meeldib magus maik, magusad asjad, mesi. Me võrdleme kõike head ja paremad, kõike hiilgavad, me võrdleme magusate asjadega. Sugar, honey, la, eks ole. Ja. Miks mitte öelda viiner? Nii väga maitsev. Ei, magus peab olema. Kui asi on magus, kui asja kohta saab öelda, et see on magus, see on kiitus, nii et maod kindla peale on ka maiasmokad, kes tahavad amritad, mis on kindla peale magus ja lakkudes amritad, näiteks tarnade lehtede pealt, nad lõikasid oma keele nii sügavale, aga lakkumata nad ei saanud jätta, nad on maiasmokad. Sõltuvus. Kole lugu. Okei. Roomajatel maitsemeel on arenenud juba võrreldavalt, mitte kõikidel, imetajatega sealjuures imetajate maitsemeelega, mis on väga hästi arenenud, on võrreldav maismaa kilpkonnade, arvatavasti ka veekilpkonnade, igatahes mageveeliste kilpkonnade maitsemeeled, väga sarnased. Krokodillidega hoopis teine lugu. Haistmismeel on nendel väga hea, suurepärane, muuseas kilpkonnadel on ka, arhesauria, ürgsed roomajad, eks ole, krokodillised ja kilpkonnalised kaks seltsi, neid võib iseloomustada niiviisi, et maismaa kilpkonnadel, magevee kilpkonnadel on hästi arenenud maitsemeel, kõige paremini maismaa kilpkonnadel, nad on taimetoidulised peamised, loomulikult nad võtavad siit sealt natukene lihaollust ka. Kui see on mõni putukas, mõni muna, kanaliha, Galapagose elevant, kilpkonn, nii mõnigi nendest jääb kuskil keset saart
niiviisi seisma tundideks, jah. Ise kaalub 200 kilo. Ja, väga pikad esiesemed on tal. No, niiviisi seisab. Kilbi all tal on plastroni all, jah. Kilpkonnadel. Karapaks, plastron. Plastroni all tal on vari ja sinna tulevad, no suvel, kui päike on palav. Kanad, mida teeb see Galapagose elevant, kilpkond, see londrus. Võtab jalad enda manu ja läheb 200 kilo plõksikanade peale. Siis tõuseb, no muidugi ta ennast puhastada ei saa, aga midagi jääb sinna maa peale ja sööb kanaliha 2 suu poole. Võib-olla ta lihtsalt tahab soola. See on vegetariaanlastele väga tähtis saada soola lisaks. Ja soola maitse vegetariaanlastel on väga hästi arenenud. Ja loomulikult on, tekitab positiivset, tekitab lausa tungi. Tahab soola. See on paratamatus. Nad söövad väga vaest toitu. Kui siin on veganid, ma pean teist väga lugu, aga salad ja eriti hein ja puukoor, eks ole, no see on üks vaesemaid toiduliike maailmas. See ei tähenda, et see on halb, aga see tähendab, et seda tuleb süüa väga palju ja sa pead soola kuskile saama. Kiskjatel ei ole seda probleemi, sest füsioloogiline lahus on 9 promilli, 0,9%, eks ole, natriumkloriidi järgi. Halleluja. Sa sööd värsket liha, jood verd, sul ei ole mingit soola juurde vaja. Ja soomuselised, nii-öelda nooremad, uuemad, no nooremad ei ole õige sõna, siiski uuemad võib öelda soomuselistes kvamata roomajate kohta. Seina. Enam-vähem kõikidel krokodillistel on väga sarnane haistmis- ja maitsemeel. Nad tajuvad suhkruid mingil määral, mitte väga. Kilpkonnadel, me rääkisime, eks ole, süsivesikute erinevate soola ja muidugi vee, puhta vee maitsed. See on väga huvitav küsimus. Tõepoolest, kas keegi meist inimestest puhta vee maitsed saab ise loomustada? Ei saa, me ei taju vee maitsed. Me tajume vee ollust. No kuidas siis teisiti? Joomata elada võimalik ei ole, kuid vee maitse ja vee lõhn, vesilõhn on ülitähtsad eelkõige loomulikult imetajatele, kel on väga hea haistmismeel, maailma parim. Selge see. Nii et skvamata ja maod, kõik on kiskjad, magus maitse, sahariidide, mõnede sahariidide maitse, jah, nad tajuvad seda, aga midagi inimese magus meele või maitse laadset nendel ilmselt ei ole. Küll aga paljudel sisalikel, näiteks jällegi taimetoidulistel, leguanidel, taimetoidulistel agaamidel ja täiesti võimalik, et nii mõnelgi veel erilisel sellisel liigil, kes toitub putukatest, aga ka taimedest. Nooruses putukatest, nagu näiteks kas või harilik ehk rohe leguan. Troopiliste taimede lehed on kõvad, et ära ei kuivaks. Kõvad ja tükki hammustada sealt välja, eks ole, noorel leguanil on praktiliselt võimatu. Nendel on suurepärased hambad, aga väikesed ja nõrgad, nii et nad söövad küll koorikuga, aga suhteliselt pehmeid putukaid. Kasvavad suureks, hakkavad siis taimedest toituma. Ja nendel on ka magusa taju täiesti olemas. Nüüd me jõudsime siis kõrgemate selgroogsete juurde. Ja meie ees on suur 990, ma ei mäleta, 8-9, võib-olla praegu on juba rohkem liiki. Natukene puudu 10 000 liigist, võib-olla enam mitte, igal aastal kirjeldakse uusi liike või mõned kunagised alamliigid taksonoomia poolest. Nii-öelda tõstetakse liigi seisusse tänu DNH fragmentide järjestusanalüüsi
võimsusele, eks ole, see sequence analüüs on tõesti võimas vahend. Tohutu palju väga täpselt mõõdetud informatsiooni, nii et üldpilt kõigepealt läheb äärmiselt segaseks, aga niiviisi teadus töötab. Nii et väga paljud liigid on hästi teada olevad, väga tuntud alamliigid ja olnud alamliigidena näiteks 80-90 aastatel, eks ole. Nüüd on omaette liigid. Isegi perekondadega juhtub praegu nii, aga see on jällegi teine ooper. Nüüd, kui palju neid ka ei oleks, umbes 10 000. Ja? Linnud. Vaat nendel maitsemeel praktiliselt puudub. Rõhuv enamus nendest on ka anosmaatikud. Me rääkisime makrosmaatikutest, sest meid huvitab hästi arenenud haistmismeel, eks ole. Nii et makrosmaatikud suurepäraselt arenenud haistmismeelega, eks ole. Nüüd on mikrosmaatikud ja nende hulka võrdlevas füsioloogias loetakse ka päris inimest. Võrreldes teiste imetajatega, ajuindeks ei lase meil tunda nii palju lõhna, kui karu, issand jumal, seda elu ma küll ei tahaks elada. Et tajuda kõiki neid lõhnu, mida pidevalt tajub karu, issand jumal. See on nüüd tappev. Tõepoolest. Kujutage ette, muuseas on teada selliseid juhtumeid. Inimene, kel eluaeg, väga sagedasti oli nohu. Ja nüüd interferooni abil või ma ei tea, mis vahendite abil raviti ta, õigemini võimendati tema resistentsus nohu tekitajate, näiteks viiruste, eks ole, igasuguste adenorüüna ja nii edasi viiruste vastu. Nii et, ja ta jättis suitsetamise maha. Ja nüüd tal on haistmismeel fantastiliselt terav ja täpne. Üliraske on elada. Mul on kodus selline olukord. Vanem poeg jättis suitsetamise maha juba aastaid. Ta lihtsalt, temast ei ole suitsetajad, suurepärane. Aga kui me saame kokku keset tööpäeva, siis ta ütleb mulle, paps, ära solvu, aga hoia meetri kaugusel. Ma olen suitsetaja ja tema tajub seda. Ja mina. Okei. Jah, aeg on ju läbi praktiliselt. Nii et lindudel haistmismeel peaaegu nullis. Nad on isegi mitte mikrosmaatikud, nad on anosmaatikud. Imetajate seas anosmaatikuteks tõesti ei ole haistmismeelt, eks ole. Võib pidada isegi mitte kiusvaalalisi, vaid hammasvaalalisi. Vaat nendel tõepoolest ei ole haistmismeelt üldse. Delfiinid, kašelotid, grindad, eks ole, nendega on natukene keerulisem. Aga igal juhul linnud on peaaegu kõik anosmaatikumid, välja arvatud mõnisada liiki. 10 000 mõnisada, see on väike osa. Ja lindudel reeglina, kui haistmismeel on, see võib olla väga tundlik, väga kõrge, ütleme, lahendusvõimega, resolutsiooniga, nii et nad tunnevad kindlat lõhna 100, võib-olla rohkem kui 100 kilomeetri kauguselt, nagu putukad tõesti, ja mõned imetajad, kuid see spekter on väga kitsas. Mida nad tunnevad? Reeglina selline haistmismeel on väikestel põhimõtteliselt, väiksemõõdulistel raisakotkastel, kondoritel eelkõige, tõesti väikestel, kalkutkondor, vareskondor, neid on nagu meil tuvid, eks ole. Nii nad on seal, ütleme, Brasiilias, aga loomulikult ka Lähis-Idas, Aafrikas ja igal pool ja Aasias ja Indias. Väikestel on väga hea haistmismeel, aga see töötab ainult mingisugune süsivesinikust radikaal ja mitte OH nagu alkoholidest, eks ole, vaid SH, funktsionaalne grupp, need on merkaptaanid. Ja merkaptaanid moodustavad raibelõhna, mitte H2S. Iga medamuna haiseb, eks ole, H2S järele ja seda tuleb
kust iganes, eks ole. Aga merkaptaanid ja loomneollus, mitte taimne, loomsed valgud lagunevad, bakteriaalne lagundamine toimub ja eraldub seda laadi aineid ja neid tunnevad need linnud ülikaugelt. Suured kondorid ei tunne seda lõhna, aga nad vaatavad, kuhu snif-snif lendavad väikesed ja järgnevad sinna. Nad teavad, jah, need vares kondorid leidsid kuskil San Paulo, ma ei tea, prügimäel surnud kassi, eks ole, lendavad sinna. No võt see suur kondor. No kuningkondor seal ei käi, eks ole, aga seal on ka suured kondorid loomulikult. Lendab sinna, vaatab, kuhu ta lendab. Võt selle hea ninaga, hea haistmisega ja linnukese lennu järgi läheb sinna ja loomulikult ta võtab seda surnud kassi endale. Ja avastajale ei jätta suurt midagi, natukene võib-olla saab. Sellised lood ja magusameel maitse lindudel ei ole huvitav. No lihtsalt, praktiliselt ei eksisteeri. Tegelikult ma eksisin, loomulikult. On huvitav. Muidugi on. Loomulikult huvitav on. Kuid väga raske ja väga keeruline on läheneda lindude haismismaitse meele problemaatikale. Seda tuleks teha evolutsiooniliselt eelkõige, aga see on juba teine teema, eks ole. Nii et selle maguse osas, papagoide osas, nad on küll väga konkreetselt viskavad eemale, mis neile nagu tundub just, vähem magus. on erandeid täpselt, papagoil. Ja nemad tajuvad väga palju erinevaid aineid. Nagu pigem siis Maitse. Väga palju erinevaid aineid nad tajuvad, sahariide nad tajuvad, aga kas nendel on või midagi meie maitsemeele, magusameele laadsed? Ma lihtsalt jään vastuse võlgu. Ja, kuidas? Kolibrid. Kolibrid, maitsemeel, nendel on väga nõrgalt arenenud, nagu enamusel lindudest. Nad peamiselt orienteeruvad ilmselt süsivesiku lahus on kuidagi moodi nende jaoks tähtis, aga nad silmade järgi, eelkõige silmade järgi. Ja kui palju seda vedelikku nektarit nad saavad, see on nende jaoks määrava tähtsusega. Ilmselt mitte maitse, mitte nii palju maitse, kuid jällegi võib-olla on teised tegurid, millest ma lihtsalt ei ole teadlik. Tõesti, vasturääkivad on nii hüpoteesid kui ka uuringute andmed ja mina isiklikult täiesti kujutan ette, et maitse ja haistmis meele funktsionaalseid aluseid, mehhanisme on tohutu palju erinevaid. On kindlasti reaalne selline nähtus nagu retseptori rakku, membraani erinevate alade tundlikkus ühe ja sama rakku erinevate ainete suhtes. Ja see tundlikkus, ja see on täiesti reaalne, membraani, retseptoorse rakku, maitse rakku, eks ole, haistmismeelega on praktiliselt sama lugu. Keemiline taju. Eks ole, tundlikkus, kindlate alade tundlikkus muutub sõltuvalt sellest, milline on toimeaine, maitse või lõhnaine kontsentratsioon. Nii palju on andmeid selle kohta, et absoluutselt kõik on võimalik, täiesti võimalik, et see on ülikompleksne nähtus, haistmis ja maitsemeel, kõige komplekssem meeltest üldse. See on täiesti võimalik. Loomulikult on olemas see elektromagneetiline taju. Lorenzini ampullid on siis retseptoorsed kehad, aga kahtlemata sellel tajul on ka teisi mehhanisme. Kuid jumal tänatud, minu aeg on läbi, mu sõbrad. Sest nad ei ole ju mulle mitte midagi halba mitte kunagi teinud, kaua ma ikka räägin. Sellest, kuivõrd salapärane, põnev ja mitmekülgne nähtuste valdkond see on.